jah, pärast esimest päeva lõppu hakkaski tegelikult aru saama, et üldse, mis toimub, et ega ei kujutanud ette küll, et need ülesõidud ja asjad siin nagu nii pikad ja need katsed üldse nii pikad saavad olla, et täna oli ka 360 kilomeetrit katset, kui eile oli ainult 180 kilomeetrit katset, siis eile see 180 kilomeetrit tunduski juba niuke, et ei lõpp ära, et aga täna juba 360 oli oluliselt lihtsam, et kui eilne 180, et hakkab vaikselt aru saama, et täna oli juba niukest erinevat maastikku ka, et oli mitte ainult niukene kivine mägitee, vaid täna juba oli juba esimesed tüünid ja ka kõrbesse minek, et oli väga mõnus. Päeva alguses oli täna niisugune katse, kus oli 360 kilomeetrit kokku, sellest ma arvan, mingi 170-180 kilomeetrit oli niisugune hästi kiire kruusatee, kus pidi sõitma nii kiiresti, kui sikkel üldse kui kiiresti sikkel üldse välja läks, et seal kuna meil tsiklid on natukene väiksema maksimaalse kiirusega kui siin mõne konkurendi omal, siis algus oli nagu päris palju probleemiks see tolm, aga vaatasime, ma püüdsin hoida niisugust rahulikku hoogu ja et väga palju ei riskiks ja seal tolmu sees ei sõidaks. Aga siis kuskil katse poole peal jah, hakkas nagu sikkel imelikult käituma, turtsuma ja pörtsuma ja lõpuks oli nii kaugel, kui keset kõrbe jäi seisma sikkel, aga õnneks õnnestus ära remontida, et bensiinipump oli, vahepeal läks rikki, et meil on kahe kaasas on niisugused sikli peal niisugused abivahendid, millega saame nagu kiirelt nagu selle olukorra päästa, et õnneks oli kõik asjad olemas ja õnneks oleme tagasi kodus. No nüüd on selge, et pärast esimest 2 päeva liiga palju olen vaadanud, et mitmed inimesed on juba ümberringi öelnud, et hoogu tuleb maha võtta, et liiga kiirelt on alustatud, aga noh, kurat, see võidusõite hing on sees, et kogu aeg tahad ja nii kui keegi ees on, tahad tast ikkagi mööda sõita, et juba raske on seda tagasi hoida, aga noh, midagi ei ole teha, et kuidagi peab proovima. Kuna me homme õhtu üldse mehaanikuid ei näe, et nüüd tulebki kogu aeg koosolek, et mida me homme üldse siklite juures peame kindlasti tegema ja tegelikult kaasa tulevad ju kogu 2 päeva toit ja varustus, et see koore, mis kaasas on, see läheb päris suureks homme, et päevad on siin sellised, et hommiku kella 4-st saame korra süüa ja õhtu kell 8, et tegelikult see kogu päeva aeg sa oled tegelikult sikli peal ja siis pead sööma täpselt seda, mis sul on kaasas, et see toit ja kõik asjad tuleb nüüd 8 päevaks kaasa võtta homseks, ja nagu jutu järgi on, siis homme õhtuks lubab jälle nagu üsna või homme päevaks lubab jälle siin kuni 40 kraadi ja homme on esimene päev siis, kus läheme mägedesse, et 4200 meetrit on homme vaja siis ületada, et ma arvan, et see võtab rohkem energiat ja praegu tuleb ikka väikse varuga need nii veed kui asjad kaasa võtta. Vaata, ega asi on ju niimoodi, et see enamus, nii krossimehi kui kes ka siklitega tegelevad, siis on ikkagi see taakar on midagi algul telekast ja siis, et niisugune imeasi ja tegelikult on ka imeasi ja see on ikka inimvõimete piir, mis siin käiku pannakse. Et see, mis me näiteks täna konkreetselt raja peale nägime ja mis me siin oleme eelmised päevad näinud kõik, kui poisid magavad siin 4 tundi ja siis teeb 14 tundi sõitu niimoodi, et 360 kilti on sul täiega vaja anda, siis see on ikka päris tõsine asi. See ei ole naljategu üldse, ei siklimeestel, ei automeestel. Täpselt samuti mehaanikutel ja sellel ka meie see tugigrupp on niimoodi, et me peame hästi varakult magama minema, välja puhkama ja näiteks täna hommikul tõusime üles kell 3 öösel. Ja nii see õhtu läheb. Ja homme läheb järgmine lenk ja järgmine marsruut edasi ja päevas sõidame meie ka maha vähemalt kusagil 400-500 kilomeetrit. Nii et niimoodi.